panen hääle salvestama. Et häält saab salvestada. Sellega natuke aega saab. Väga pikalt ei saa, diktafoniga saab kauem, aga sellega saab häält salvestada. Mis ta võtab hääle ka üles või? Hääle võtab jah. Ei, ära nõukst jama tee. Ei taha või? Siis ma saan pärast üle kuulata ja kontrollida, kas ma panin õigesti kirja. Ma tean, seda on raske nagu alustada, aga kuskilt tuleb pihta hakata. Mõtle jah, see meie muuseumi juhataja, see oli EPA lõpetas värskelt, tüdruk oli. Ja tema hakkab romaani kirjutama. Mina ei hakka romaani, mina tahan lihtsalt natuke elulugu üles, kõigepealt elulugu üles kirjutada. Ma juba jah, nägin unes ka seda täna. Ja ma polnud talle üldse midagi rääkinud täpsemalt, kust ta seda võttis. Ta teadis kõik, et Ülo oli seal Moskvas ja oma koolkond nagu tekkis ta niimoodi. Ja siis pärast ta oli pahane minu peale, ma ei tea millegi pärast siis ütles, ta oli igavene joodik. Eks nad muidugi napsitasid ka, aga joodik ta vist ei olnud, ta ei olnud seda seltsi. Ta seal Moskvas tal tekkis oma koolkond või? Jah. Ja noh, enamjagu need juudid koondusid ka sinna, aga seal oli igasugust rahvast, Moskva kunstnikud ja ta oli seal kuskil suur ehitus, seal raamatus oli kirjas. Selle peal olid ateljeed, üks mingisugune suur maja oli, kus nad oma ateljee siis tegid. Aga see oli ka niimoodi, aga seal oli duširuum vist ja kõik olemas nende. Ja ta elaski vahepeal seal rohkem, naine kirjutab, et kodus käis vähe. Aga kuidas siis sina Üloga tuttavaks said? Kellega? Sina kuidas Üloga tuttavaks said? Mina kuidas sain või? Jah. Väga lihtsalt. Kas nüüd enam niimoodi? Saad näed teist inimest. Ja hakkad jälgima niimoodi. Tallinnas või Tartus või? Tallinnas. Ei, vabandust, Tartus. Tartus, jah. Vaata nüüd see võtab, pane see kinni. Kas ta võtab? Mul ei ole meeles, mulle võt segamini katkad. Aga seal Werneri kohvikus kuidagi hakkasite nägema või kuidagi varem või? Vaata esimest kohtumist ma ei tea, sellepärast, et tema ütles, et ta oli näinud minu jalgu. Ega mul ei olnud viga, kui mul oli. Panen need jalad ka, kui mul oli lühikesed klendid ja siis kõik pasti, siis kõik need jooned välja. Ja ma olin ise ka nüüd. Ja siis nägi minu huuli ja huuled olid teistmoodi, siis mu lambad vajuvad sisse. Vaata, kõigil vanadel naistel on nagu konnasuud. Aga sa rääkisid eile, et Ülo vaatas nagu teisi asju, et jalgu ja huuli, aga et tavaliselt vaatasid mehed midagi muud või? Sa vaata eile rääkisid midagi sellest ka? Ei, tavaliselt jah, ikka kas silmi või keha või midagi niisugust. Vaata, loll oled sa ka nüüd. Oota, mis ma siis veel räägin? Minu jaoks oli hästi huvitav see, kas see oli see viimane kohtumine, kui sa selle uue kostüümi omale lasid teha ja kui ta sind saatma tuli? Jah, see oli viimane vist, jah. Sest suvel siis ta hilja peale, ma ei tea pärit mitte sügisel, aga niimoodi hilja suvel ta vist vangistati. Mis aastal see siis võis olla umbes? 49. Ja siis oli see kevadel, kui sa lasid omale kostüümi teha või? Sa hakkad sellest peale, jah? Ilus kostüüm, ise joonistasin moe ja moekunstnik. Suurte mingisuguse lappidega, siit tuli tasku. Niimoodi ja lühikesed selikud ja. Aga seal oli see huvitav lugu ka, kuidas sa selle riide said üldsegi? Jaa. Üks noormees oli seal, minu meelest see Riia mäel oli mingisugune kangakauplus. Tuli sealt tagant uksest ja ütles, et tule, ma ei tea, mis päev, et siis ma hangin selle riide. Ma umbes rääkisin, mida ma tahan.
ja pärast ta kutsus mind kinno, see noormees ja siis, aga mulle ta ei meeldinud, lühemat kasvu oli. Ikka pead tasuma ka ju, ega see. No jah. Kas sa siis rääkisid sellele noormehele, millist kangast sa täpselt tahad või? Jaa, heledam, niisugune hele, õhem, niisugune kergem kostüüm. Kantakse suvel. Niimoodi. Ja need kalanahksed kingad olid ka, mis ma hankisin omale. Ja tead, siis me olime siin Tallinnas, käisime kunstijoones, oli mingisugune näitus. Ja mul oli see kostüüm seljas, kingad jalad, Üloga. Ja tuli see Kaarel Jirdi, sa tead? No vot, see tuli ja hakkas Üloga nüüd vestlema. Noh, niimoodi. Ja aga mina võtsin kõrvale, mõtlesin, et noh, ma niisugune autoriteet, mis minul teemaga rääkida on. Ja Ülo pärast ütleb, et ta pole mind kunagi kõnetanud, aga ta vaatas, et sa mu kõrval olid ilus tüdruk, sellepärast hakkas, tahtis katsuda, et kellega tegemist on. Kas ega ma polnud nii ilus, aga noh, võib-olla midagi huvitavat oli. Noh, ja siis. Aga see oli jälle väike kompliment nagu läbi lillede. Aga siis räägi seda huvitavat juhtumit ka, kuidas Ülo sind siis koju saatma tuli ja kui sa selle... Ma ei tea, ega ta ei seletanud seda, ta lihtsalt tuli muga kaasa ja ma ei saanud arugi, aga tead, üks asi oli, noh, seda ma olen lugenud ka, et tal oli niisugune võim kuidagi mõjutada inimesi. Või noh, niimoodi on, aga minu kohta öeldi ka töö juures, et kui sina tulid tööle, et siis muutus. Küll ma panin lillevaase kuskile ja lilli ja juba see natuke muutus ja seda miljööd. Aga temal oli muidugi niisugune vaimne jõud. No ja siis tugev isiksus. Ja mis sa veel siis? Mis ma veel räägin? Räägi, kuidas te ootasite, millal sul see kostüüm, sa said selle kleidiriide kätte ja siis sa andsid selle heleda kostüümi ja andsid rätsepale teha, jah? Jaa. Siis osta ei olnud ju midagi. Sealgi ma võin see laskma teha või ise tegema või. Ja siis ootasite Tartus, Ülo vist tahtis kuskile vahepeal ära juba minna või see ennem eile? Seda ma ei mäleta, miks me siis koos, et või temal, kas tal lõppes hiljem see õppetöö või midagi niisugust. Ma seda ei mäleta, miks me siis just koos, sest muidu oli tihtipeale, mina sõitsin ikka omal ajal, tema teisel ajal, aga siis hakkasime koos. Ja see oli mulle üllatus, Tapajaamast ta tuleb muga hoopis teise kanti. Ega ta ei seletanud, see oli lihtsalt niisugune vajadus. Aga tema läks ka tavaliselt siis Tapajaamast kuskile Haapsalu poole? Tallinnast sõitis ja siis Haapsalu. Vaat see on niisugune arusaamatu, et miks bussi või bussi või autot ei tarvitse, siis ei olnud midagi. Mitte midagi, peale rongi ei olnud mitte midagi sõidurista või oli sul omal jalgratas või hobusemees. Ja räägi siis, kuidas te läksite sinna sinu vanemate juurde? Jah, läksime sinna külla, kõndisime välja läbi aedade, traataedade või karjamaade. Noh, et otse mitte seda suurt nurka sisse teha. Ja siis ma võtsin kingad jalast ära, sest rohi oli kastene ja märg. Sul olid need kalanahast kingad jalas, jah? Jaa, aga need võtsin ära. Ja siis Ülo tõstis neid traate, ma ei tea, sa oled ka maainimene, traataed, et ma sain sealt vahelt.
läbi pugeda. Aga see oli nagu mingisugune jõud, mis meid edasi viis, ega see ei olnud nüüd mõistusega seletatav. jah, ja ma ei tahtnudki, et ta meile tuppa tuleb, sest ma teadsin, et minu vanemad on väga niisugused reaalsed inimesed. kurvastan neid ainult. aga nad oleks kindlasti leppinud ära või niimoodi vastu võtnud teda ja vähemalt kõhu täis söötnud. mul ema oli väga niisugune mõistev inimene tegelikult. kas tal oli üldse sõiduraha, ta oli ju rahadega nii kitsi või tal ei olnud lihtsalt midagi. kodus ta suurt abi ei saanud, ema saatis vahest pakke ainult, toidupakke. ja mismoodi sõidis ta jänest, aga see mind üldse ei huvitanud. kuidas ta siis siia Tallinnasse tagasi tuli, jumal. aga räägi, kus kohta sa ta siis nagu saatsid see? saatsin üks metsatee, talvel veeti seal puid ja niisugune, mitte sel ajal autosid sõitnudki. selline metsatee oli, läks sinna metsa, kus mul isal veel põllud olid ja üks väikse talu hooned olid, mis ta ostis juurde omale. see oli 1,5 kilomeetrit või meist nagu. vahepeal oli niisugune võsa või mets, ma ei tea, kellele see kuulus. ja siis ütles, et mine sinna, et seal on niisugune kõrgem seljandik, et saad pikali heita või niimoodi. et ma tulen, siis toon sulle midagi. ema oli mul samas kogu aeg. see oli kõik salajane. ema vaatas, kus ma lägin, jälle tuli küsima, kuidas seda ja seda. ja ma ei saanud midagi sahvrist võtta, meil olid küll leivad ja saiad ja mis seal kõik sahvris olid ja suitsusingid olid keldris ja ma ei saanud midagi võtta. ja siis läksin sinna, olin toas oma ja ära vahetasin riided ja siis mõtlesin, mis asja ma teen. et kanad munevad sinna, mis ta on? aida all või? aida alla ja läksin ja siis kummardasin, mul ei olnud selg veel haige, kummardasin ja korjasin sealt mune ja panin taskusse ja läksin siis nende munadega metsa. ja siis ta just enne oli rääkinud seda, et tema armastab toorest muna juua. need sinna talle muud mitte midagi. et küll ma hommiku talle viin. aga ma magasin sisse. hommikul läksin, teda ei olnud enam. vot. aga mingit südametunnistuse piina ei, mitte midagi mul ei olnud. oie, sellepärast noored inimesed on noored, nad ei muretse. ja Annika kuulab tere. tervist. meiega on selline lugu, et me töötame Äripäevas ise, nii et me nagu saame seda sealt koju võtta. kõik on käe juures, jah. jah, teeme nii, nägemist. ärkasid siis kuskil kella 12 ajal või? ei no võib-olla varem, ma ei mäleta just, aga ikka suur valge ja päike oli juba üleval. ja siis ma hankisin midagi seal ikka süüa ja
ja ema ja isa mõlemad vist olid tööle läinud ja põllule kuskile, nii et mul oli vaba voli tegutseda. Siis ta oli ära läinud. Ma ise mõtlen, võib-olla pani pahaks. Et niisugune tütarlaps üldse ei hooli. Ei, ma ei tea, noh ta kadus siis nagu ära juba. Sügise poole suve juba võeti kinni ja Te jäite viimaseks kohtumiseks nii-öelda sellel ajal, aga kunagi siis hiljem ju Tallinnas te veel kohtusite pärast, on ju? ei peale seda, kui ta vangilaagrist tuli, siis Jah. kohtusime. Aga ta oli kaua aega oli Tartu vanglas seal ülikooli juures, mis kirik seal on, mis taotati. Jaani kirik. Vot selle vastas oli vangimaja, seal ta oligi. Ja siis ei lubatud ei pakki, ma käisin korra seal sees, ei midagi kirja ega pakki, mitte midagi ei võetud. Kas seal piinati ka siis või? ei tea, kas nad piinasid, aga eks need ülekuulamised võib-olla jah, midagi ikka, et räägiks ja niimoodi.